Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes on reisinud läbi kogu maailma ja kogunud lugusid. Täna räägin sulle loo väikesest mutist, kes õppis, mida teha vihase tundega. Sügaval maa all elas muti perekond. Seal oli ema, isa ja 2 poega, Mart ja tema väike vend Meelis. Mart oli suur ja tugev mutt. Meelis oli veel väike. Mutid kaevasid tunneleid. See oli nende töö. Ema ja isa kaevasid suuri tunneleid. Mart õppis kaevama. Ja Meelis tahtis ka aidata, aga ta oli veel väike ja kohmetu. Ühel päeval kaevas Mart uhket uut tunnelit. Ta oli nii uhke. Tunnel oli sirge ja ilus. Vaata, ema, hüüdis Mart. Minu tunnel! Aga siis tuli Meelis. Ta tahtis ka kaevata. Ta hakkas kaevama Mardi tunneli kõrval. Aga Meelis oli kohmetu ja kops! Ta kogemata lõhkus Mardi tunneli seina. Muld vajus sisse. Mardi ilus tunnel oli rikutud. Mart vaatas. Tema töö, tema ilus tunnel, kõik oli katki. Mardi sees kasvas suur tunne. See tunne oli kuum ja punane. See oli viha. Meelis, karjus Mart. Ja siis ta lõi oma venda käpaga. Meelis kukkus. Ta vaatas Mardi poole suurte silmadega. Ja siis hakkas ta nutma. Mart seisis seal. Viha oli veel sees, aga nüüd oli seal ka midagi muud. Mingi halb tunne. Meelis nuttis ja nuttis. Ta hoidis oma külge, kuhu Mart oli löönud. Ema tuli kiiresti kohale. Mis juhtus? Mart lõi mind, nuttis Meelis. Ema vaatas Mardi poole. Ta ei karjunud, ta ei pahandanud. Ta lihtsalt küsis vaikselt. Mart, kas see on tõsi? Mart vaatas maha. Ta lõhkus mu tunneli. Ma saan aru, et sa olid vihane, ütles ema. Aga Mart, kas löömine tegi tunneli korda? Mart vaatas oma tunneli poole. See oli ikka veel katki. Ei, sosistas ta. Kas löömine tegi sind rõõmsamaks? Mart mõtles. Viha oli veel natuke sees, aga nüüd oli seal ka kurbus ja häbi. Ei. Kas löömine aitas kuidagi? Ei, ütles Mart veel vaiksemalt. Ema istus tema kõrvale. Mart, vihane olla on okei. Kõik tunnevad mõnikord viha. See on normaalne tunne. Aga Mart oli segaduses. Ma arvasin, et vihane olla on paha. Ei, kullake. Tunded ei ole head ega pahad. Need lihtsalt on. Aga see, mida me teeme, kui tunneme, see on tähtis. Vihane olla on okei. Löömine ei ole okei. Mida ma siis tegema pean, kui ma olen vihane? Küsis Mart. Ema mõtles. Sa võid öelda, ma olen praegu väga vihane. Sa võid minna kõrvale ja hingata sügavalt. Sa võid tulla minu juurde ja rääkida, aga lüüa ei tohi. Mitte kunagi. Mart vaatas Meelise poole. Väike vend istus nurgas ja urises veel. Meelis, ütles Mart vaikselt. Ta läks venna juurde. Mul on kahju. Ma ei oleks tohtinud sind lüüa. Meelis vaatas teda. Sa tegid mulle haiget. Ma tean. Mart tundis, kuidas tema silmad läksid märjaks. Ma olin väga vihane, aga see ei olnud õige. Ma luban,
et ma proovin enam mitte lüüa. Tõesti. Tõesti. Ja kas sa aitad mul tunnelit parandada? Koos. Meelis mõtles. Siis ta noogutas. Nad parandasid tunnelit koos. See võttis aega, aga koos tehes oli see isegi lõbus. Ja kui Mart tundis jälle viha, sest mõnikord ta tundis, siis ta ütles, ma olen praegu vihane. Ja ta hingas sügavalt. Ja ta ei löönud. Ja kui sa, väike sõber, tunned mõnikord viha, siis mäleta. Vihane olla on okei. See tunne läheb mööda. Aga lüüa ei tohi, sest löömine ei paranda midagi. Löömine teeb ainult haiget. Teisele ja sulle endale. Käed on kallistamiseks. Käed on aitamiseks. Käed ei ole löömiseks. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.